Selleks, et tuhandetel inimestel tuju heaks teha, ei ole üldse palju vaja. On ühte niisugust 10 kilomeetri pikkust jooksurada, kuhu on pandud mõned takistused ning loomulikult meeletutes kogustes muda. See aasta on nagu kiire rada ikkagi, saame normaalselt liikuda. Peaaegu midagi ei takista. Aga tunne on hea. Fantastiline. Ma olen alati mõelnud, mis asi see inimesi siia tagasi tõmbab. Meil on raviarst tegelikult ütles, et proovige aega rohkem looduses veeta. No ja siis tulimegi. 12. kord korraldada. Kuidas on, kas sellel aastal tuli rekord ära ka? 10 inimesega jäime rekordist maha, et põhimõtteliselt rekordikordus 1314 osalejat. No kas sellel aastal oli rada ka kuidagi erinev kui teistel aastatel? Sel aastal, kuna vaatasime nädala enne, et rada on sama rada on kuivem kui eelmine aasta tohutu kujus, siis mõtlesime, et jätame raja samaks. Aga 2 päeva enne starti meeletu vihm tuli maa ja kõik ujub. No see oli vesi ainult teie veskitele. Absoluutselt, oleme sellega rahul. Osalejad, kes praegu on lõpetanud, on sellega rahul olnud ja kiidavad rada. Ma vaatan, et siin kasutatakse hoopis teistmoodi taktikat, et ujudes. See ei ole päris ujumine, see on ikkagi roomamine. Aga miks just nii? Tundub kõige kiire. Siga otsib pori ka. Kas ta nüüd just mõnus on, aga ei kahetse. Aga noh, ei tea, kas teinekord enam. Kasvame selle lõpu ära teha. Ilgelt poriseks saab ju. Tuleb proovi järgi. No näed, esimene ujumine see aasta. Ennem pole jõudnudki ja kohe niuksesse muda auku. Muda on ikka soem. Läheme edasi. Ega mina ei näinud ühtegi morni nägu rajal, et kas on torinad ka tulnud, et mis te nii porise raja teinud olete? Siiani ei ole veel kuulnud, et pigem eelnevate aastate põhjal võib öelda, et miks nii vähe muda. Kas igal aastal on ka neid inimesi, kes miskil põhjusel võib-olla katkestavad? Jaa, ikka igal aastal on mõni katkestaja olnud, et panad heinamaad, põllumaad, ikka mättalised, väänad korra hilkat või hüppeliigest ja see on normaalne, käib asja juurde. Mida öelda nendele inimestele, kes on siiamaani mõelnud, mina siin kaasa arvatud, kas tulla ja ühel hetkel see rada läbi teha? Siin ei ole mitte midagi karta, puhas, nauding, muda, spa, lihtsalt tule, käi kas või esimene kord läbi ja sa saad siukse feelingu, et sa oled järgmine aasta jälle tagasi. Mina ikka usun seda, et linnarahvas tuleb siia otsima maandust, et puhata närvi, väike muda, spa ja tervis on hea. Vaatan, et siin üks seltskond on tulnud hoopis tükkis ujumisrõngastega, et kas oli vaja ka? Oli. Paaris kohas oli ikka vesi üle pea ja ikka läks ära küll. Kas tähendab seda, et ei oska ujuda? Ei oska. Aga kuidas üldse tundus selle aastane mudajooks? Äge oli. Eelmine aasta oli vett palju, see aasta oli muda palju. No nagu aru võib saada, siis on siin seltskonnas ka keegi, kes on üldse esimest korda, et milline see emotsioon on siis? Väga vägev on, et ma ei kahetse üldse alguses ei taht tulla, aga nüüd ei kahetse üldse, et tulin. Järgmine aasta jälle tagasi? Otse loomulikult. Mida see mudajooks endast tähendab? Kas on nüüd koht, kuhu minnakse nii-öelda aega tegema ja nii-öelda võidu peale jooksma või ikka tullakse ja nauditakse? Nii üht kui teist, et mina olen tulnud ja nautinud ja olen ka päris palju pedestaalil olnud. Aga on siis mudal nii-öelda teraapiline võime ka? See teraapiline võime on, ma arvan, igal ühel siin raja peal siin kõrvade vahel.